Pärnu spordihallis lõppes Alexela meistriliiga kohtumine ning valitsev Eesti meister Peetsa Kalev Cramo võttis võidu 88-62. Mait Käbin, miks täna tuli kaotus? No ütleme nii, et seda kaotust oli natukene karta, aga katsusime ikka supermeeskonnale vastu hakata ja rõõm on tõdeda, et saime ka täiskoosseisu tunda esimest korda siis sellel hooajal, et Frank Elegar oli ka meie vastu tahtmist täis ja ma arvan, meie mängijatel on see ikkagi väga suur selline, kuidas ma ütlen, selline koolitund, et sellise mehe vastu toimetada. Kuidas täna jagas peatreener Heiko Rannula mänguminuteid kõikidele mängijatele, kes olid protokollis? Kuidas vahetusmängijad sekkusid mängu? Ma arvan, et noormängijad nii-öelda jutumärkides ei vajunud läbi, et said oma, kes 5, kes natukene rohkem minuteid, et minule endale ei küll selline hästi positiivne kokkuvõte sellest mängust, mis puudutab just vahetusmängijate osa, ja küll, ütleme, mingitel sellistel otsustavatel momentidel, mis seal esimesel poolel tekkisid, et külalismeeskond ikka viskas väga hästi need vabad kohad ära ja meie ei viskanud ja mis seal ikka, et see vahe natukene suurenes kogu aeg. Oled ise repliigi korras alati öelnud, et kaitsemängus on natuke apsakaid. Kuidas kaitsemänguga hetkel rahul oled? Ütleme nii, et ei ole rahul muidugi, aga andes endale aru, milline võistkond ikkagi ja millise eelarvega võistkond vastas on, siis ma arvan, et ei ole põhjust häbenemiseks. Aitäh, Mait Käbin, ja järgmine mäng juba Pärnu spordihallis reedel, kus meie vastaseks on Tartu Ülikool Rock. Kas tuleb sama võitluslik mäng? Kindlasti ja üritame ikka võita. Aitäh, Mait Käbin!